Ja nüüd jätkame meie järgmise arutlusringiga, mis tõepoolest jõuab nüüd selle tänase konverentsi pealkirjani, ehk et kuhu ja kuidas siis ikka 2019. aastal nüüd investeerida, mida õpetas meile möödunud aasta ja tõesti suurepärane juturing on kohal, mida modereerib siis loomulikult Äripäeva peadirektor isiklikult Igor Rõõtov, aga tema vestlusringis on täna Katre Saard, kes on ettevõtja ja investor, investeerimisfondide juht Londonis. On Ivar Mägi, investori aktiivne kaupleja. On Kristjan Liivamägi, investor ja Tallinna Tehnikaüli ehk TalTechi siis ja ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud. Ja Marat Kasparov, päevakaupleja ja aktsiamängu Börsihai kahekordne võitja. Me tõesti jõuame võib-olla seda tänase päeva kõige tähtsama osa juurde, sest me varem oleme rääkinud sellest, mis on olnud või mis on, ja nüüd me hakkame tõsiselt rääkima sellest, mis tuleb. Et alustame sellest, et palun igal ühel lühidalt tutvustada iseennast ja öelda ka, kuidas läks teie isiklikul investeeringul või aktsiaportfellil aastal 2018. Hakkame sealt peale. Tervist minu poolt, minu nimi Kristjan Liivamägi. Et võib-olla väga lühidalt tutvustades, et olen 13 aastat tegutsenud finantsturgudel investorina, suutnud siis enda varad kasvatada tänasel hetkel pea €500,000 euroni. Lisaks siis olen ka Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, lisaks annan loengut ka siis Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor ning tegelen Tallinna linna finantsinvesteeringute ja finantsriskide haldamisega. Kui küsida, või kui lühidalt kokku võtta, kuidas portfellil 2018 aasta läks, siis pannes konteksti teiste finantsturgude või laiapõhjaliste indeksitega, siis võib öelda, et läks väga hästi, et portfelli aastane tootlus oli 16% ja ega rohkem väga midagi öelda ei olegi. Aitäh, Marat! Tere, minu nimi on Marat Kasparov, olen elukutseline päevakaupleja, aktsiatega tegelenud 10-11 aastat. 2018 aasta kokkuvõtlikult öelda oli väga raske, nagu tiiger puuris, kont visati, siis naeratasin. Aga kokkuvõttes turud on lihtsalt läinud niivõrd efektiivsemaks ja see amet, kui päevakauplemine on välja surev. Dinosauruseks, ma arvan, et mingi aja pärast peaks ise ka lõpetama, loodetavasti varsti. Et kogu see välja surev. Turud on lihtsalt nii efektiivsed ja börs, kui ise on, börs oli algul raha kaasamise koht, nüüd on börs nagu raha väljavõtmise koht. Et see nagu börs kui investeerimise koht, ma arvan, et on palju kergemaid kohti, kus saab oma raha investeerida ja mingi kasumeid teenida palju riskivabamalt ja väiksemad närvi kõdiga. Aga palju siis 2018 tootlus oli? Ei, mul pole investeerinud, ma päevakaupleja, mul 0 investeeringuid, 0 aktsiat, tootlus oli 0. Nii et polnud viga. Päevakauplemise natuke konti sai, aga oli halb aasta, 2018-17 oli ka halb aasta, suhteliselt iga aasta, olles siirase maksu, muidugi siin mägesid rääkida, et mega super hea, ei olnud 18 halba aasta suhteliselt kehva, 17 suhteliselt kehva, aga kõht on veel ees. Läheme edasi. Tere, ma olen Ivar Mägi, ma tegelen ka päevakauplemisega, toetan Maratti, et päevakauplemine on päris keeruline olnud see aasta eriti, et ei lähe eriti, turg on juba imelikuks läinud, et nagu ei ole liikumisi enam. Et ma tegelen nagu tiimiga ühega ja seal meil läks, ütleme nii, et suhteliselt nõrgasti võrreldes eelmiste aastatega, aga ikka käime plussi, seal on ikkagi vist, ma ei tea, 10% võib-olla plussis. Aga siis mul oli ka enda investeeringuid peamiselt siis Tallinna Sadam ja muid investeeringuid eriti ei olnud, sest see töö on täpselt nii palju aega, ma ei jaganud midagi tegema seal. Et põhimõtteliselt meil enda investeeringud olid, sellised pikemaajalised olid niivõrd, kuivõrd natuke liikusid ja tegin ka natuke startupi investeeringuid, aga need on praegu nii alguses, et on nullis, et seal nagu raha seisis, et otseselt sealt ei tulnud midagi. Aga turg on selline ikkagi keeruline, et pigem ikkagi nagu, ütleme nii, et raskepoolne, et ei tule nagu seda raha eriti lihtsalt enam. Nii, Katre? Katre Saard on minu nimi. Olen tegelenud investeerimisega üle 20 aasta. Alustasin Rootsis aktsiaanalüütikuna SEB investeerimispangas. Olin pärast seda üks East Capitali asutajatest ja fondijuhtidest ja müüsin oma osaluse 2003.
siis juhtisin Luksemburgis riskiinvesteerimise investeeringuid Euroopas ja 2006 alustasin koos partneriga finantsettevõtte Alpcot Londonis. Alpcot on investeerimisfondide haldusettevõte Londonis ja meil on grupis veel üks ettevõte, mis on Rootsis ja annab investeerimisnõud privaatklientidele. Fonde haldume praegu umbes 100 miljoni euro suuruses ja nõustame Rootsis ettevõtte läbi umbes 600 miljonit eurot. Ja isiklikud investeeringud aastal 2018? Ja kuulan huviga päeva kaupleid, sest et see on väga kaugel minu isiklikust investeerimisest. Ma investeerin väga pika perspektiiviga, kui ma leian mingi ettevõtte, siis ma tavaliselt seda ei müü, nii et ma tavaliselt ei jälgigi seda, kuidas portfell aastaga on teinud, aga kuna see küsimus oli üleval, siis läks mul portfell tegelikult eelmine aasta hästi, tehinguid ma eriti ei teinud ja aktsia, mis eriti hästi, mis mul on tegelikult suur positsioon, on EOS Russia, mis on täiesti isoleeritud muudest globaalsetest sündmustest. See on üks Venemaale investeeriv elektrienergia jaotusettevõtetesse investeerimisfirma Stockholmis noteeritud ja see läks üles tegelikult 17% ja see oli mu põhipositsioon. Aitäh! Ja enda kohta ka, siis mina olen Igor Rõõtav, olen hobiinvestor, minu eesmärk on pikas perspektiivis lüüa investor Toomast. Eelmisel aastal aktsiaportfell -10%. Aga ma arvan, et sellest pole midagi. Ma mäletan ettevõtte juhina, kui ettevõtte käive oli kasvanud 5 korda ja kasum 10 korda, siis ma hakkasin oma otseselt juhilt või omanikult palka juurde küsima, et kõik on ju läinud nii hästi, et aeg oleks mul ka palka tõsta. Et siis minu toonane juht, Rootsi majandusele peatoimetaja Hasse Olsson ütles mulle, et kuule Igor, et me ei maksa palka selle eest, mida sa minevikus oled teinud või tegemata jätnud, me maksame sulle palka selle eest, milleks sa tulevikus võimeline oled. Et ma arvan, et ka, et minevikku me keegi muuta ei saa, küll aga on alanud siis aasta 2019 ja kui me nüüd tulevikku kõik ette teaksime, siis me saaksime teha kõik õiged otsused. Ja mis ma praegu proovingi teha, proovin siin teilt nende tuleviku informatsiooni välja võtta. Aga kõigepealt vaataksime sellist Dow Jonesi graafikut, siis praegusel hetkel eile õhtuse seisuga pikk ajalooline vaade, kus me saame selle slaidi panna. Niimoodi. Et te näete siis Dow Jones aastast 2001 ja siis kuni tänase päevani 24 706 oli, kus ta siis eile õhtul nagu sulgus. Ja põhiline nagu näitaja, millega siis aktsiaturge nagu mõõdetakse, ongi Dow Jones ja nüüd 2 aastat sellel samal üritusel ma olen katsunud seda prognoosi võtta ja mul on teatud nagu ajalugu tekkinud on, et siis 2017. aasta jaanuaris, mäletada seda hetke, 2017. aasta jaanuar, see oli Dow Jones oli just ületanud 20 000 piiri. Just oli 20 000 täis saanud ja mis siis nüüd saama hakkab? Siin samas saalis oli 20 000, kõige üle mõistuse. Mikk Talpsepp, ma ütlesin, et ta kukub kuskile 15 000 peale. Mõni julgem ütles, et võib-olla käib ka 21 000 peale ära, aga läheb alla. Aasta läks mööda, oli see eelmise aasta nagu jaanuar. Ta oli kuskil siis 23-24 000, täpselt ei mäleta, umbes samal tasemel nagu praegu. Ja siis jälle siin oli tark seltskond, arutame ja ma usun, paljud olid ka siin saalis, et mäletate, et siis ma vist ise ütlesin ja teised väga palju maha jäänud, mingi numbri 32 000. Nii, aga see siis praegu ei ole nagu siis midagi muutunud, vahepeal tundus, et läheb langeb, nüüd 2 nädalaga on ta siia tõusnud tagasi, et vaatame, mis meeleolud meil siis praegu valitsevad ja mul on lihtne küsimus teile kõigile. Et nüüd aasta pärast, kui me uuesti siia koguneme, siis mis teie nagu tunne praegu ütleb, kas Dow Jones on kõrgemal või madalamal? Ja need, kes arvavad, et Dow Jones on kõrgemal aasta pärast, palun nüüd käega märku anda. Katsume hinnata, ma ütleksin, et 2/3 on meist optimistid, laseme käed alla, tõstame käed püsti need, kes arvavad, et Dow Jones on aasta pärast madalamal, kui ta praegu on. No ma ei oska nüüd öelda, minust mõnetasid kätt 2 korda, aga ma arvan, et see vahekord jagunebki nagu umbes pooleks. Aga paneelis osalejatele tegelikult sama küsimus, missugune on siis väljavaade, kuidas te hindate sellist turu nagu üldist valmisolekut sellel aastal?
kui ma teaks, mis aasta pärast saab, siis tõenäoliselt 10-kordistaks ma oma portfelli varade mahu päris kiiresti. Me tahakski teada saada. Jah, ma tahaks ka teada saada. Et ükskõik, mida ma siin ütlen, siis 99,9% tõenäosusega ma valetan teile. Seega mul ei ole mõtet ühtegi numbrit välja käia, sest ma ei soovi teile valetada. Küll aga minu hinnangul fundamentaalne muutus, mis siis 2018. aastal oli, ehk siis turgudele tuli volatiilsus tagasi, riskid läksid suuremaks, hakati neid riske ka nii-öelda varaklassidesse sisse hinnastama, siis minu hinnangul see volatiilsus 2019. aastal pigem jätkub ja niisugust nii-öelda stabiilset rahulikku ülestiksumist on minul vähemalt tänase hetkel makromajandusindikaatorite pealt ja turutunnetuse pealt nagu väga keeruline näha. Mis muidugi ei tähenda, et see ei võiks juhtuda. Marat? Aitäh, Igor. Tegelikult ma arutan ka teistmoodi, kui SPY kukkus siin 20%, siis ma arutan niimoodi, et tegelikult kukkus 40%, sest kui baasiks panna, et SPY ei saa 0 maksta ju, ta maksab 1500, 1400, ma panen alati baasiks, et 1400 on nagu põhi, selles suhtes ei saa 0 maksta, siis ta tegelikult 20% minu jaoks võrd 40% kukkumine. Prognoosid on tänamatu töö, pole õrna aimugi, kuigi niisama kõhutunde järgi ja mingite makroohtude Hiinast tulenevalt mina võin pakkuda, et turg käib korra all, aga aasta lõpus lõpetame samas kohas. Aitäh! Natukene kemal, mitte palju, tšut-tšut. Ja siis tagasi samasse kohta aasta lõpus ja liidad uuesti kasvavad. No pigem ma arvan, et ta läheb üles. Tegelikult ma arvasin küll, et see ei ole selline väike langus, et kukub ja kohe läheb üles tagasi, nagu viimastes aastatel on sageli toimunud, et see on pigem natuke selline ikkagi pikemaajalisem langus, see on ikkagi palju sügavam, see on palju nagu põhjendatum. See on tekkinud väga mitmeid nagu probleeme peale, nagu mitmed nagu kihistustena. Üks on see Hiina ja tariifisõda, siis on igasugused mingi natuke ülehinnatud sõda, siis on igasugused äppid ja muud asjad, mis on alla hakanud kukkuma ja tegelikult on see tänu sellele on see turulangus tekkinud, sest viimastel aastatel pole olnud võimalust, et turg kukub. Ta on võib-olla natuke kukkunud ja kohe üles tagasi läinud. Aga praegu on peaaegu ikkagi karuturg juba ära tulnud ja ma kommenteerin veel seda viimast aastate seda kukkumist, et PE tasemed on suhteliselt kõrgel olnud. Et kui vaatame seda eelmist aastat, siis selline asi nagu PE contraction ehk siis PE tasemete alanemine on tegelikult olnud väga haruldane turgudele. Ja võrreldes 1988. aastast kuni praeguseni on eelmisel aastal toimunud PE contraction üks top 3-sse nagu mahub, ehk siis languselt on see suuruselt 3. Ehk puhtalt tänu sellele taktikaliselt ma mõtlen, et inimesed on natukene, võib-olla hästi natukene nagu üle pingutanud, üle reageerinud, aga ma ütlen ikkagi, et need makroriskid, igasugused probleemid turul, et kindlasti ei hakka nagu üles minema, ta ikka võbeleb see niimoodi üles alla, edasi ei tea, mis teeb, kus tahab, kuhu tahab minna. Ja kõige olulisem uudis on ikkagi see, mis teeb Trump nende tariifidega, kui tariifid lõpevad, siis läheb turg kohe üles. Väikesed positiivsed vihjed on juba tulnud, mina taktikaliselt jookseks sisse, sest ma näen riski, et turg läheb lihtsalt eest ära, ma võtaks mingi positsiooni kiiresti ka ära. Ma arvan, et turg on ebastabiilne ja jääbki ebastabiilseks veel mitmeks ajaks, eriti kui Fed hakkab tõstma, kõik muud riskid hakkab tulema, et ei tule mingit suurt tõusu, aga ma arvan, et ta läheb natuke ülespoole. Et see on selline väga riskantne turg ja väga ohtlik turg, aga ma arvan, et oleks mõttega midagi kiiresti ära osta ja siis vaadata edasi, sest muidu võib turg lihtsalt hästi üles ära minna ja võimalust enam midagi. Katre? Minu vastus on esimese ja teise vastuse koos. Miks? Täpselt ootan ka väga volatiilset aastat ja arvan, et turg saab olema üles-alla ja maandume enam-vähem samas kohas, kus ta praegu on. Ja muidugi, kuna Donald Trump on väga ettearvamatu, väga raske on ette arvata, mis võib mõjutada seda turgu, et see ei ole ainult majandusindikaatoritel põhinev, aga kui vaatad Ameerika majandust, siis ta tegelikult ju kasvab ja muidugi osaliselt on see ilmselt aktsiahindades juba sees, aga jah, ma arvan, et enam-vähem muutumatu. Jah. Tahtsin veel täiendada seda, et PMI indikaatorid on tegelikult kukkunud nüüd, on suhteliselt kaua olnud üleval pool 50 ja nüüd on kukkunud kõik nagu üllatuslikult allapoole 50, et väga sageli nad selle allpool ei käi, et tegelikult see on nagu näide sellest, et see probleem on natuke nagu sügavam ikkagi. 50 mida? 50 näitab seda, et kui kõrgemal on, et majandus kasvab ja siis langeb. See on selline sentimendi indikaator, aga ma ütlen, et see on piisavalt hea sentimendi indikaator ja ta on üle maailma nagu allapoole 50 taset kukkunud. See on nagu see probleem, et võib-olla ma ikkagi ütlen, et natuke nagu ikkagi on makroprobleemiga.
katsume minna konkreetsemaks, katsume anda nõu näiteks mulle, kes mul on mingid valikud näiteks varaklasside osas, kuhu siis investeerida, aktsiatesse, toorainesse, võlakirjadesse või millessegi muusse. Mis teie visioon praegusel hetkel on? Jah, kuna nõu me siin anda ei tohi, küll aga mida ma võin teha, ma võin rääkida, et kuhu mina oma raha olen suunanud, et igaüks siis teeb sellest omad järeldused, kas ta usub seda või mitte. Et mina olen arvestatav osa oma portfellist ikkagi suunanud ka sellistesse varaklassidesse, fikseeritud tulumääraga instrumentidesse, kus ma näen, et turud on veel ebaefektiivsed. Et kui siin eelnevalt räägiti, et nii-öelda aktsiaturud ja ütleme, suured finantsturud on ikkagi muutunud nii efektiivseks, et on väga keeruline nii-öelda ära kasutada eeliseid ja seeläbi raha teenida, siis ma olen vaadanud nii-öelda võib-olla natuke teistsugustele turgudele, et näiteks laenuturud läbi ühisrahastuse, kus nii investorid kui ka laenuvõtjad käituvad kohati irratsionaalselt, kus järelturgudel ja esmasel turul on võimalik turu ebaefektiivsusi ja varade valesti hinnastamist ära kasutada ja läbi nende automatiseeritud strateegiate siis nii-öelda natukene lisaks teenida. Et see on üks osa minu strateegiatest. Kindlasti ei ole see soovitus väikeinvestoritele, pigem lihtsalt näide, hariduslik näide, kuidas mina käitun. Teine osa, arvestatav osa minu portfellist olen teadlikult ja strateegiliselt suunanud kinnisvaraga tagatud laenudesse, jällegi, mis ei ole turul avalikult kaubeldavad, küll aga selle nimel siis näen vaeva, otsin neid võimalusi ja üritan saada tehinguid, mis on siis, mille aastane intressimäär algab seal, ütleme, 12% aasta baasil, mille LTV on alla 70, eelistan Tallinna ja Tartu kinnisvara, esimest järgu hüpoteek. Need on keerulised asjad. Et mina küll vaatan, et ühisrahastus mul hakkab pea ringi käima, kui ma neid võimalusi vaatan ja kui ma hakkan nüüd mingit sellist kinnisvara investeeringut otsima, ma küll ei saa hakkama. Kas minu jaoks midagi sellist lihtsat ka on? No nagu öeldes, et lihtsat raha tegelikult, kui see oleks väga lihtne, siis kõik teeksid seda ja tegelikult sealt see tootlus on juba ära kooritud, et selleks, et teha midagi teistmoodi ja saada nii-öelda ekstra preemiat, tuleb midagi teha teistmoodi. Vaeva näha. Et kui tahta niisugust väga lihtsat soovitust, nii et mitte midagi tegema ei pea, siis see klassikaline indeksfondid, pikaajaline dollar cost average meetod, et ega muud on midagi raske öelda. Marat? Ma ise USA turgu väga ei soovita investeerida, sest ta ei suuda konkureerida inimestega, kes tegelevad seda 5-10 tunni päevas. Ja enne kui te ostate USA turul mingit aktsiat, siis on juba 100 inimest seda aktsias juba... Kui palju sina tegeled? 8-10. Aga enne kui sa USA-s ostad mingi aktsiad investeeris, umbes 100 vend on kõik juba 10 korda raha tõstud see firma ja sa oled viimane mees, kes ostab ja nüüd loodad viimase peale. Kusjuures Eesti börsis ei kehti, Eesti börsifirmad on atraktiivsed, odavad. Mul küll ei sobi, sest nad on maksimum igavad, igavast midagi ei liigu. Aga firmad on atraktiivsed ja ma ütleks odavad, ajalooliselt odavad ja ma Eesti majandusse usun väga, väga tugevalt. Ja üldse kasutaks mingid muud investeerimisvõimalusi endasse. Esialgu investeerid endasse ja siis äkki mingisse ettevõttesse kohalikus mastaabis. Aga alustame endast, ma arvan. Enda peale ei tohiks kitsi olla. Aitäh, Ivar. Toorainetega on väga raske ikkagi selles tariifisõjas kuidagi ellu jääda ja OPEC-i sõda, kõik nafta on alla tulnud, toorained ma ausalt öeldes ei vaataks, see on ka väga keeruline, raske valdkond, kus üldse midagi teha. Kui üldse siis jälgiks spekulatiivsest huvist naftat, ma arvan, et naftal võib tekkida mingi tõus ja tänu sellele kogu see naftasektor, mis on kõvasti alla pekstud, sealt võib tekkida mingi asi, aga see on kindlasti väga professionaalse spekulandi pärusmaa, kus võiks midagi teha. Mina soovitan võib-olla natuke ikkagi Baltikumi vaadata, koostasin teile ka sellised ajaloolised valuatsioonigraafikud, mis vaadatakse teile pärast seda konverentsi ja seal on teatud võimalusi, kuigi ma vaatasin läbi kogu see turu, et tegelikult on niimoodi, et turu oli natuke nagu ülehinnatud, siis ta kukkus enam-vähem nagu nulli ja siis võib-olla natuke allapoole, et on selline, ei ole, ütleme niimoodi, et mega alahinnad, et ostaks kõike, on teatud asjad, mis ma panin tähele, tahtsid tähendada? Ei. Et panin tähele paar teemat, mis nagu võib-olla huvitavad, mis mulle tundus huvitavad. Et näiteks Leedus on mitmeid põllumajandusettevõtteid, piimatootjaid, mis pole küll absoluutselt odavad, aga võrreldes oma selle eelmise kauplemisvahemiku jooksul on äkki järsult alla tulnud, et pigem nagu oma eelmise nagu ajaloo suhtes on odavad ja kuna nad on sellised piimatootjad ja põllumajandustootjad, siis on selline pikemaajaline strateegiline hea vara, kus sees nagu olla. Mõni on ka olnud näiteks natuke LHV tundub, et võiks osta Harju Elektrit ja väga palju häid võimalusi polekski.
aga mis ma võib-olla Maratti ikkagi täiendan nende aktsiate ja investeeringute kohta börsidele. Et praegune turulanguse periood on siiski toonud selle, et see multiple contraction ehk siis tavaliselt on olnud multiple expansion, mis on täiesti halb asi investorile, see on ikkagi toimunud. See on toimunud üle maailma, siit ja sealtpoolt, igalt poolt tegelikult. Et isegi kui te ei saa absoluutselt odavat või nagu suurepäraselt odavat, te saate ikkagi mõistlikult odavat. Ma arvan, et aktsiate osakaalu võiks ikkagi natuke tõsta ja kui te ei taha üldse nagu aktsiaid osta või nagu pikamaajaliselt, siis ostke vähemalt neid aktsiafonde, kus on kõige suurem aktsiate osakaal oma pensioniportfelli. Sest siis, kui turg kukub, siis saate need aktsiad täis osta ja sealt lähete pensionil hiljem, siis teid ei mõjuta küll miski ausalt öeldes. Et kui te muidu aktsiaid ei taha osta, siis valige vähemalt see pensionifond, kus teil on kõige suurem aktsiate osakaal. Et mina isiklikult ikkagi taktikaliselt nagu midagi ostaks mingeid aktsiaid. See on nagu, ma kardan, et siit võib jääda mingisugune hea võimalus kasutamata, et ma natuke ikkagi ostaks. Aitäh! Katre, milliseid varaklasse sina eelistad? No intressid on niivõrd madalad, sellepärast ma siiski leian, et väga vähe on alternatiive aktsiatele tänase seisuga ja võid ju amorteerida oma kinnisvara laenu või investeerida võlakirjadesse aga siiski tundub, et kui leiad madalalt hinnatud aktsiad, mis näiteks head dividendi annavad, need peaksid olema päris hea potentsiaaliga. Aga no kindlasti on küsimus, kui pikas perspektiivis sa tahad investeerida. Hetkel ma leian, pärast korrektsiooni on paljudel ettevõttel siiski väga head tulemused kasvavad, võib-olla nad kasvavad madalama taktiga, kui nad varem kasvasid, aga nad siiski kasvavad. Ja sektorid, mida ma kindlasti vaataksin, on need, mis on eriti vihatud, on Euroopa pangad, ka Rootsi pangad ja sõiduauto tootjad näiteks Saksamaal, BMW, Daimler, mis on väga suure pressure'i all, need on võib-olla treidivad praegu 5 korda kasum ja maksavad väga häid dividend, kas see on tõesti reaalne. Vaadata lihtsalt selliseid sektoreid, mis on väga suure vihkamise all. Ja samamoodi pangad, ka kui intressid peaksid hakkama tõusma, siis tavaliselt finantssektor sellest saab kasu ja pangad on samamoodi väga alla hinnatud tänase hetkega, näiteks vaata Deutsche Bank treidib 0,3 price to book, et põhimõtteliselt kui sa selle likvideeriksid panga, siis sa juba automaatselt teeksid 200% tulu, nii et kas see on tõesti motiveeritud, et need hinnad on nii alla löödud ja kui oled väga kardad konjunktuuri ja kardad, et turud kukuvad, siis võib-olla oleks kasulik vaadata selliseid varasid, mis ei ole väga konjunktuuriga seotud, näiteks kas healthcare või ravimifirmad ja ka mina ise usun väga palju digitaliseerimise potentsiaali ja ettevõtte, mis tegelevad digitaliseerimisega. Katre, kas Londonist vaadates Kristjani poolt räägitud ühisrahastus on üldse mingi teema? Ei, kindlasti ta on teema, aga minule, nii nagu sina ka samamoodi ütlesid, tundub väga keeruline. Minu jaoks on kõige tähtsam asi investeerimise puhul väldi halbu otsuseid ja ma pean kindlasti aru saama, kuhu ma investeerin ja see ongi, ta tundub väga keeruline mulle, et ma tahan lihtsalt, et oleks kõik väga lihtne, mida lihtsam, seda kergem. Ivar? Ja korra täpsustan, et Deutsche Bank tundub minule ikkagi väga keeruline positsioon, et seal on mingid väga pikaajalised probleemid sees, et ma kahtlustan seda, et Deutsche Bankiga juhtub midagi väga halba ausalt öeldes. Et mina seda ei soovitaks, aga teised pangad, väga suurepärane Euroopa tõesti. Geniaalne idee Katre poolt minu arust, et pangad Euroopa on BMW. Väga spekulatiivne, väga sellise tugev asi, kes on ikkagi väga tugev mõtleja, sellel on väga hea positsioon. Minge sinna, uurige seda, see on küll keeruline, aga väga head ootused tekib, see on täiesti selge igal juhul. Aga Deutsche on problemaatiline, ta on ikkagi sügavalt problemaatiline. Ma pean täpsustama, see oli näide, sa võid vaadata Banco Santander Hispaanias või vaadata... Nii, aga me nüüd läksimegi varaklassidest sektorite ja tegevusvaldkondade juurde, et kui ma küsiksingi nii, et millised tegevusvaldkonnad võiksid olla atraktiivsed praegu teie arvates? Ma selles mõttes nõustun eelkõnelejatega, et tõesti finantssektoris see ülemüük on ikkagi olnud väga suur ja väga tugev ja seal on finantssektori aktsiad, mis on minu hinnangul põhjendamatult liiga madalatele hinnatasemetele müüdud. Jällegi ma saan rääkida ainult nendest positsioonidest, kus mul on positsioon sees, selles kontekstis, et ma raske midagi soovitada, kus mul ise positsiooni sees ei ole. Ja ainuke positsioon, mis mul hetkel siis
nii-öelda finantssektorist aktsiates on Šiauliai pankas, kus minu hinnangul samuti, et tegelikult finantsnäitajad on väga korralikud. Tõenäoliselt 4. kvartali tulemused tulevad head. Leedu nii-öelda see makromajanduskeskkond on päris kenasti hoidnud ja mille tulemusena see dividendi tootlus peaks olema selle aasta baasil umbes 5%. Ja seda siis olukorras, kus makstakse välja ainult 25% ettevõtte puhaskasumist, mis on siis dividendipoliitikaga kinnitatud. Et see tundub mulle tänasel hetkel atraktiivne, olen seal oman siis positsioone. Lisaks olen hakanud hiljuti jälgima siis ka Baltikumist LHV-d, et minule organisatsioonina LHV väga meeldib. Varasemalt olen ka avalikult öelnud, et minu hinnangul ta natukene kõrgetel hinnatasemetel kaupleb, aga küll viimasel ajal on mitmed tudengid ettevõtte õiglast väärtust hinnanud LHV näitel ja minu juhendamisel ja sealt on silma jäänud, et seal on väärtust ja väärtust peidus päris palju. Et see on selgelt minu radaril ja kui turg peaks langema, siis see on positsioon, mille ma jälle endale portfelli võtan. Marat. Mulle meeldib e-commerce ettevõtted, Balti börs, ma arvan, aga kuna siin on kultuuriline taust, Eesti inimesed rahulikud, sellepärast Eesti börs ka ei lähe eriti. Kuigi ma ütleks, et Eesti aktsiad odavad ja tulevik on väga roheline, ma olen Eesti majandusele. Ja ma ise arvan veel spekulatsiooni mõttes Tesla kukub poole aastaga. 350 spekulatsioon. Väga Katre geniaalne idee, fantastiline see Euroopa aktsiad, mul väga meeldib see. Pääske seda tegema, Euroopa autotootjad, pangad, Deutsche Bank, miks ka huvitav, Credit Suisse, Santander, väga fantastiline idee, Deutsche on muidugi kole, aga üldiselt jah, see on väga hea idee Euroopa need Saksa ja Lõuna-Euroopa riikide suurettevõtted. Ivar. Võib-olla ma räägin reklaami lihtsalt kohaliku börsi, et natuke elu tuua, siis mulle meeldib siit LHV, minu meelest ka tugeva potentsiaaligi hea aktsia, aga miks ta peab alla kukkunud, minu meelest lihtsalt on see Danske fallout või see lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mingi risk või mingi inimesed kardavad. Ma ausalt öeldes ei taju seda riski, seal pole nagu seda. Ta läheb küll aeglaselt üles, nüüd LHV probleem võib-olla on see, et nad enne panustasid Londonile ja sellele sealt laienemisele, nüüd tuleb see Brexit, see võib-olla ka nagu õhku välja lastnud, aga üldiselt ma oleks seal sees. Teine asi, mis mulle meeldis juba sellest suvisest emissioonist on Auga Grupp, mis on Leedu põllumajandusettevõte, seal inimesed, mul on tunne, et ei saa päris hästi aru sellest. See on ettevõte, mis oli tavaline kinnisvara investorite poolt ostetud maa kokku ja siis nii-öelda maa kuni kinnisvara selline asi. Aga siis tuli uus omanik, kes hakkas seda transformeerima, seda roheliseks ettevõtteks ja selliseks bioettevõtteks ja seal on tegelikult palju suhteliselt tehnoloogiat sisse, mis nad panevad ja see transformatsioon viib selle nagu ettevõtte, hoopis enne oli nagu piimamüük, nagu tooraine, commodity müük, aga nüüd müüakse seda mahepiima, mis on nagu palju suurem väärtus. Et kui te tahate sellest ettevõttest paremini aru saada, siis lugege see prospekt läbi, et minu meelest on ta päris huvitav võimalus. Ja ostsin hiljuti võib-olla portsu Funderbeamist ostsin City Logistiku aktsiaid, see on üks huvitav logistikaettevõte, mis kohe laieneb suht palju, arvan, et seda võite tähele panna. Ja igasuguseid muid väiksemaid asju on mul veel ostetud, nii et võite tuhlata, aga see nõuab natuke suuremat professionaalsust. Et võib-olla väga häid ettevõtteid Baltikumist nagu peale LHV ma ei oskagi öelda ausalt öeldes. Ma ütlen, nad on nagu kukkunud ülehinnatust natuke kergest ülehinnatust nagu neutraalsemasse tasemesse, et ei ole nagu sellised väga tugevad alahinnad, ostaks kõik need. Et nad on sellised natuke nagu neutraalsed või niimoodi, et nagu raske nagu öelda, et oska seda kõike. Hästi, tänan selliste avameelsete seisukohtade eest, aga Katre? Ma vist osaliselt vastasin selle küsimus oli kuhu ikkagi. Praegu ma küsiksin pigem, et kui me ennem rääkisime varaklassidest, siis nüüd räägiks nagu tegevusvaldkondadest. Tegevusvaldkondadest. Ma vist vastasin sellele küsimusele. Pangad. Euroopa pangad, ma ei ütle, et kõige tähtsam on investoril teada, millal sul raha läheb vaja, kaua seda investeerida, kui suur osa sellest investeerid. Ja lihtsalt vaataks, kuna nii paljud aktsiad on praegu väga alla müüdud, et vaataks selliseid kvaliteedi ettevõtte. Ma ausalt öeldes nõustun selle diskussiooniga, mis LHV-st tuleb, et kui sul on väga tugev ettevõte, väga hea organisatsioon, väga innovatiivne pank ja sa usud väga head omanikud, sellised kvaliteetsed ettevõtted on väga huvitavad, eriti kui nad on veel
treidivad väga huvitavatel multiple'ide peal. Aga kas võib regioone ka juurde siia nimetada? Ikka võib. Et näiteks ma arvan, et tasuks ka hoida silmi lahti arenevatel turgudel tänasel hetkel ja kaasa arvatud isegi natukene Venemaal, kuigi ta on väga, väga vihatud ja suure riskiga teatud mõttes sanktsioonide puhul, aga ka seal on, kui on närvid, mis on terases, siis võib leida seal tegelikult väga huvitavaid ettevõtted, mis on odavad ja maksavad väga kõrget dividendi. Näiteks Putin on ütelnud, et ta tahab 2020. aastani Venemaa majandust kasvatada rohkem kui globaalne kasv. Ta on seda iga aasta öelnud, aga kuna kunagi ei juhtu. Selles mõttes iga presskonverents aasta lõpus. Aga point on selles, et tegelikult on nüüd majandus madalseisust välja tulnud ja nüüd ta tegelikult kasvab ja ei ole Nii, erinevad seisukohad. See on minu seisukoht. Aga hea küll, ma panen korraks igaks juhuks disclaimeri, et siin on LHV leidnud sellist positiivset kajastust, et võin öelda, et see ei olnud kuidagi nii planeeritud. Ja me ei ole nendest kuidagi sõltuv, sest need olid siirad mõtteavaldused. Nüüd üks küsimus, millele eeldaks väga lihtsat vastust, et millest tasub eemal hoida? Kiire vastus. Millistest varaklassidest, riikidest? Mina hoiaks jätkuvalt eemale investeerimisjärku võlakirjadest, mille tootlus on põhimõtteliselt inflatsiooniga korrigeeritud negatiivne. Marat, mis on täitsa out? Ma ei tea, mul elus pole kunagi miski täitsa out. Mulle ei meeldi see, miks out. Igas asja võib midagi tekkida. Ma ei tea, ma olen nii avatud inimene, ma keeldun selle vastas, ma arvan, et kõik on in. Miks peaks midagi... Aga Venemaa kohta sa krimpsutasid ei, ma lihtsalt, ma olen süda valutu Venemaa pärast, vanemad elavad mul Venemaal ja seal on poliitebakorrektsus ja vaata, polkovnik pole süüdi, et võtab raha, süsteem on süüdi. Draakon tuleb pealt lõigata, mitte saba. Et sellepärast majandus kahaneb, brutopalgad tegelikult vähenevad, kui sa võtad inflatsiooni maha Venemaal. Selles suhtes, rubla võib küll palk suurendada, kui sa võtad inflatsiooni maha, siis kogu summa väheneb, kui ostukorviga võrrelda. Aga Venemaa, miks mitte, kõige tark. Ivar, millest tasub eemal hoida? Krüptovaluutad ja igasugused ICO-d, see on täielik skämm minu meelest, ma arvan, et ei peaks üldse aega raiskama sinna. Ja FANG aktsiatest ma loobuksin Apple'ist ja üks oli veel. Apple'ist. Ja ma ütlen siis, mida ma ostaksin Amazoni, vahetaks veel välja Amazoni vastu. Amazon ja võib-olla Microsofti vastu. Aga Apple'it see kuidagi tundub nagu, et läbi see buum natuke, see tootetsükkel on kuidagi halb, ma ei võtaks seda, ma ei hoiaks seda. Aga Amazon, võtke see Amazoni, ärge seda Apple'it võtke. Katre? Ma olen sinuga natuke nõus, krüptovaluutad ma hoiduksin täiesti, ei ole nendes suurt usku, aga ka Ameerika kõrgelt hinnatud tehnoloogiafirmad nagu Netflix ja Spotify ja ma arvan ka millegipärast mina oleksin mitte Amazoni puutuja, sest hind ikkagi eeldab, et maailma vallutatakse 2 aastaga, aga kas see saab olema juhtuma või mitte, seda ma leian, et see on liiga suure riskiga minule hinnata. Nii, ja lõpetuseks ma paluksin igal ühel teist öelda saalis olevatele investoritele üks isikupärane nõuanne, millega võiks arvestada või kuhu võiks pilgu pöörata alanud aastal. Mina arvan, et pilgu võiks pöörata esiteks peeglisse, küsida enda käest, et mis on minu eelis teiste turuosaliste ees. Kui te sellele 10 sekundiga vastata ei oska, siis ei ole mõtet neid üksikaktsiaid või nii-öelda turuväliseid tehinguid tegema minna. Ma tahtsin öelda, viimasel Eesti populaarne foorumites säästa, panen kõik kõrvale. Vastupidi, ei ole vaja säästa. Tuleb lihtsalt probleem millegi muus. Tuleb rohkem teenida, aga teistmoodi mõelda. Selles suhtes probleem on selles, et säästame. Vastupidi, ära ütle, endale ei tohi kunagi öelda, me oleme nii noored, elame ühe korra. Et vastupidi, kuidas rohkem teenida, kui mitte säästavad, kuidas võimendada seda, mis see siis finantsvabadus, mis väljendus on? Finantsvabadus 1 aasta, 2 aasta, ma sellest ei saa aru, mis on see on finantsvabadus, ma olen aru saamatu. Et teine aasta finantsvabadus, 3. aasta, 4. aasta, ma olen 6. aasta, ma ei saa aru sellest. Liising makstud 1. aasta, ma ei saa aru sellest süsteemist, mis aastad on. Et ma olen pigem, väga õige, vaadake peeglisse endaga ja pigem endaga. Ma väga toetan seda meest. Ivar?
Ma toetan kohe siis ka Maratist edasi, aga ma ütlen ikkagi seda, et ostke, ärge jääge kartma see aasta võib olla üks hea ostukoht, ma ei usu, et ta läheb nagu puhtalt üles, aga ma arvan seda, et kartmine see aasta enam ei ole nagu mõistlik ausalt öeldes, et peate oma südame kõvaks tegema ja ostma ikkagi midagi. Sellega ma ei ole nõus, ma leian, et kõige tähtsam on ühesõnaga vältida halbu tehinguid, nii et. Nii, et midagi läks kokku, midagi oli ka vastukäivat ja kes siin ütles, et tuleks peeglisse vaadata ja iseenda käest küsida, et millega me eristume teistest ja leida endale see parim lahendus. Igatahes ma loodan, et te sellest vestlusringist saite igaüks oma indikatsiooni, kuidas käituda alanud aastal ja aplaus kõikidele osalejatele. Ma küsin, kas keegi soovib ka veel midagi küsida? Ja üks käsi siiski tõuseb. Tesla kohta oli siin, et pooleks ja Igor vist ka Teslat, et selles mõttes, et on alles sul. Muidugi on alles. On pikaajaline vaade. Et nüüd viimane uudis oli niisugune negatiivne jälle. Äkki Marat kommenteerib? Selles mõttes nüüd peale viimast uudist, see tähendab seda, ma ei taha aktsiatest analüüsid rääkida, aga Musk ütles, et põhimõtteliselt meil on väga raske tee ees, et põhimõtteliselt finantsid ei suuda jätkata, aga kui see tees oli hoopis midagi muud, et ta hakkab teenima suuri kasumeid, 10-kordistab oma EPS-e, aga kui see niisugune tees öeldakse, ütleb, et meil on very hard road ahead of us, siis rääkult, et finantsid väga raske, ei tea, kas me tuleme kokku, kas me oleme hakkama, siis valuationi mõttes, nagu P-valuation mõttes, aktsia peaks juba pooleks kukkuma. Ja kurat, ta ei näe rohkem Teslasi kuskil. 4 aastat tagasi nägime, ei tunne huvi, et kellegi oleks, eks ole, ma näestu Tesla, ei tunne. Kui sa, ühesõnaga, ma mõtlen ka alati, kui ma panen Netflixi peale, siis osta Netflixi aktsiat, siis tuleb väga head tulemused. Kui sa midagi ostad, me oleme umbes alguses ostakse USA, siis tuleme Euroopast, kui sa midagi ostad netis, Amazonist ostad midagi, võtad Netflixis, osta aktsia, kindlasti raporteerib hästi. Sest me oleme umbes teine riik ja siis alles teised riigid tulevad järgi. Aga Tesla jah, just selle pressiliisi pärast, mis ta ütles. Ja ma arvan, selle hästi palju audit on ka hästi vale võib-olla seal, ma arvan, selle auditi probleem võib ka tekkida, et võib natukene hämada selle auditiga ja majandustulemustega. Jah, minul on siin küll hästi teine seisukoht, et ma mäletan väga hästi, kui iPhone tuli nii-öelda turule Apple'i poolt ja kuidas siis väga paljud kommentaatorid väga selgelt ütlesid, kuhu te trügite, Nokia on siin ju ees ja mina ise lolli peaga ostsin Nokia aktsiat, enam ma seda viga ei korda. Suur aitäh, me küsiks siis ikka juturingist ka autode omamist, et mis margid garaažis kodus seisavad? Garaaži pole ja Honda Accord 6 aastat vana vastavalt pere tarbimisvajadustele ja abikaasa soovitusele. Ma nagu tõelisena mägilasena, mul on ikka BMW. Minul pole ka autot ja ausalt, ma ei taha kosta. Kuidagi see tehnika kuidagi mulle ei meeldi. Ma ei soovi. Kuidagi ei taha üldse, ma ei tea. Mercedes 13 aastat vana SLK sportauto, olen nõus sest loobuma, kui scooter sharing Londonis tööl hakkab. Minul on Volvo nüüd 7 aastat vana, ma saan aru, et üldis kontekstis üsna hea. Aga mis enda puhul olen tähele pannud, et üle hulga aja olen üsna tihedalt hakanud sõitma trammi ja bussiga. Suurepärane, suur aitäh juturingile. Katre Saar, Ivar Mägi, Marat Kasparov ja Kristjan Liivamägi. Igor Rõtov juhtis seda, aitäh!